Iisraeli sõjavägi jätkas tänagi ulatuslikku õhurünnakut Iraani pealinnale Teheranile. Teateid plahvatustest tuli linna kesk- ja idaosas. Iisrael viib õhurünnakuid läbi koos USAga, mille teatel tuleb valmis olla pikemaks sõjapidamiseks. This is not a single overnight operation. The military objectives that CENTCOM and the Joint Force have been tasked with will take some time to achieve, and in some cases will be difficult and gritty work. Iraani ründamist nii kõrgel tasemel esimest korda selgitanud USA kaitseminister jättis lahtiseks, kas maavägesid läheb vaja, lisades, et praegu neid siiski näha ei ole. Viimase info kohaselt on rünnatud ka Natanzi tuumajaama, kuigi veel päeval kinnitas rahvusvaheline aatomienergia agentuur, et ükski kompleks pole pihta saanud. We have no indication that any of the nuclear installations, including the Bushehr nuclear power plant, the Tehran research reactor or other nuclear fuel cycle facilities have been damaged or hit. USA president Donald Trump kritiseeris Londonit, et britid alles nüüd lubasid kasutada Diego Garcia õhubaasi. Londoni meelemuutuse põhjuseks oli Iraani drooni tabamus Akrotiri õhuväebaasis Küprosel. Õhuhäire tõttu evakueeriti baasist inimesi, sest seal töötavad lisaks sõduritele ka tsiviilisikud. Eri andmeil sõitis baasist kiirkorras minema ligi 70 sõidukit. We were not involved in the initial strikes on Iran, and we will not join offensive action now. But Iran is pursuing a scorched earth strategy. Kui algselt olid Euroopa suurriigid pigem äraootaval seisukohal, siis pärast Iraani korraldatud vastulööke kogu Lähis-Idas on nad pigem ameeriklasi toetavad. Iraani meelevaldne droonirünnak on arusaamatu, sest sihtmärgid ei ole sõjalised, lisasid eurooplased. Teateid plahvatustest tuleb kõikidest lähiriikidest, loomulikult ka Iisraelist. Beershebas sai ligi 20 inimest vigastada Iraani raketirünnaku tagajärjel. Kuna Liibanonis tegutsev terrorirühmatus Hezbollah asus ka rakettidega Iisraeli ründama, siis koondas juudi riik oma tanke Liibanoni piirile. Sissetungi veel pole oodata, kuid ega see välistatud ole. Samas Liibanoni keskvalitsus kinnitas, et Hezbollah tegutseb üksi, mistõttu keelatakse selle tegevus kogu riigis. Rühmitus peab andma relvad valitsusele, kuid kuna keskvalitsus on nõrk, siis vaevalt, et terroristid seda üleskutset järgivad. Iisraeli vastuste tõttu on 100 inimesed Liibanonis taas ette võtnud põgenemise. Pealinnas Beirutis käivad ka plahvatused. Iraan saatis oma Shahedi droone igale poole, mistõttu näiteks Saudi Araabia Aramco naftarafineerimistehas sai tabamuse ja töötajad tuli evakueerida. Naaberriigis Kuveidis said Iraani drooni tabamused ka USA sõjaväebaas ja saatkonna kompleks. Siiani ei ole ohvritest teatatud. Kuveidis sattusid USA F-15 hävitajad sõbraliku riigi õhukaitserünnaku alla. Senistel andmetel tabas Kuveidi õhukaitse vähemalt 6 hävitajat, mis kukkusid alla. Meeskonnad jäid USA teatel ellu. Ühendriikide teatel algas 28. veebruar suure rünnakuga, kus osales üle 100 õhusõiduki kõikvõimalikelt platvormidelt. Esimese 24 tunniga sai tabamuse üle 1000 sihtmärgi. Lähis-Ida riikides jäid paljud lõksu, ainuüksi soomlasi on ootel 3000, kellele Helsingi andis nõu veel paar päeva oodata. Sakslasi olevat piirkonnas 30 000. Esmajärjekorras toob Berliin ära naised ja lapsed. Seda, et Iraani ründamine mõjutab kogu maailma lennuliiklust, said tunda ka reisijad Austraalias. I was meant to fly to Amsterdam a couple of days ago, but it got cancelled while I was on the plane, so then I was stressing out. And now I'm flying to Houston and then from Houston to Amsterdam. Viimase info kohaselt on Iraani kõrval asuva Hormuzi väina sulgemine tähendanud Katari jaoks veeldatud maagaasi ekspordi peatamist. 1/5 maailma LNGs tuleb väikeriigist, mistõttu gaasi hind on samuti teinud suure hüppe.